Tere õhtust kõigile! Tere tulemast tagasi Parabellumisse. Nagu näete, on minuga siin kindral Kapitini ja Daniele Moro. Enne alustamist püüan teha väikese kokkuvõtte sellest, mis on nende nädalate jooksul juhtunud, sest loomulikult on relvarahu ajal olnud palju rikkumisi, kuid need rikkumised ei olnud mõttetud. Tegelikult püüdis kumbki osapool enda kasuks olukorda ära kasutada. Püüdes vältida sõja viimist varasemale aktiivse sõjategevuse tasemele ehk siis avatud konfliktini, toimus siiski palju tegevusi mõlemalt poolt. 2 päeva tagasi, see oli 26. kuupäeval, 25. ja 26. vahel, ründasid Ameerika Ühendriigid paate, mis väljusid sisuliselt Laraki saarelt, mis asub kaardil neile, kes ei ole selle piirkonnaga väga hästi kursis. Milline on olukord Ormusi väinas, see saar siin, mida iraanlased peavad oma uputamatuks lennukikandjaks? Sellel saarel, mis on sisuliselt Damoklese mõõk Ormusi liikluse kohal, on nii laevavastased raketisüsteemid kui ka palju muid rajatisi. Samuti peidetud koos mõnede väikeste koobastega ja nii edasi. Sealt väljuks suurem osa Iraani väikelaevu, mis on viimastel nädalatel kõvasti tegutsenud. Mis on probleem? Ameeriklased kasutasid ettekäändena kaitsetegevust, sest see tegevus oli, ütleme nii, süüdistatud väidetavas katses miinidega kinni panna väina. Aga siis nad jätkasid pommitamist. Nad pommitasid 10 sihtmärke pikki rannikut ja pommitasid ka mõningaid laevatõrjerakettide positsioone. Nii Larachi saarel kui ka Bandar Abbases. Seejärel toimus teine Ameerika õhurünnakute laine, sest iraanlased avasid tule. Nad tulistasid F-18 Growlerite pihta, mis pommitasid Bandar Abbasi lennujaama. Nad kasutasid õhutõrjesüsteeme ja seal hävitasid ameeriklased selle teise lainega sisemaal asuvaid ladusid, radareid ja ka õhutõrjesüsteeme. Kõike seda põhjendati vabandusega, et need võisid potentsiaalselt ohustada Ameerika laevastikku. Aga mis oli tegelikkus? Anna mulle ettekääne ja tegelikult püüan ma sinu strateegia elluviimise võimet vähendada. Ja milline on Iraani võimekus ja strateegia? See tähendab jätkata ähvardamist. Väina, ei rohkem ega vähem. Seega eesmärk oli nõrgestada tugevat külge mõjuhooba. Iraanlaste oma just relvarahu ajal. Ka iraanlased teisel pool ei jäänud relvarahu ajal lihtsalt pealtvaatajateks. Nad viisid läbi oma enda salajast kampaaniat, taastades oma võimekust ja kaevasid. Näib, et 27. 30. august, mis olid kaetud ühe Ameerika ja Iisraeli rünnakute järel, kaevati nad uuesti lahti. Nii et tõenäoliselt võeti sealt välja täiendavat arsenaali. Nad tulistasid, täna lasid nad mitme Pärsia lahe monarhia pihta mõned raketid, ikka ettevaatlikult. Lihtsalt selleks, et näidata, et nad võivad uuesti alustada. Sellest räägitakse meedias vähe. Aga nende 3 mai nädala jooksul toimusid ka Iraani väikelaevade aktsioonid, mis jõudsid koguni Araabia Ühendemiraatide rannikule. Ka mujalt tulid väikesed rühmad, kes saabusid, tulistasid ja tekitasid veidi segadust. Lihtsalt selleks, et näidata, et nad suudavad ikka veel probleeme tekitada. Teine segav tegevus oli toetuse otsimine Omaanis, sest Iraani strateegia on saada väina kontroll ühiselt Omaaniga. Selle peale ähvardas Trump hiljuti Omaani sanktsioonidega. Omaanlased reageerisid kohe öeldes, ei, meie ei ole nõus Iraaniga looma mingit lõunapoolset kitsast kanalit, kus tuleb maksta tollimakse, et läbi pääseda. Ja nad võtsid kohe distantsi. Sisuliselt on mõlemad viimastel nädalatel läbi viinud väga väikeseid sõjalisi kampaaniaid võrreldes sellega, mis varem juhtus. Aga igaüks püüab ikka oma kasu saada ja püüab vältida tõeliselt avatud vastasseisu. Seega tegelikult kõik need rikkumised aitasid mõlemal poolel oma strateegiat edasi viia. Seega oli see relvarahu, kus siiski toimus mingit tegevust, isegi kui mitte suures mahus.
Pole juhus, et laevad ei usalda olukorda liiga palju. Mõned saadeti alles hiljuti tagasi, kui Iraan ähvardas tule avamisega. Midagi on siiski läbi pääsenud viimastel päevadel vist 19 laeva, kuid üldiselt iraanlased jätkavad ameeriklaste nõudmistele vastupidise tegemist. On olemas väina taasavamine ilma igasuguste tingimusteta, ilma tollimaksudeta ja ilma kontrollideta. Seega tahtsin küsida, Paolo, minu arvates oli seal natuke strateegiat taga. Oli oht, et konflikt üldse uuesti puhkeb, nagu see varemdi oli juhtunud. Läbirääkimised, mis iga päev tunduvad justkui korras olevat. Tegelikult näeme, et praegu puudub Ajatolla heakskiit ja puudub ka Trumpi heakskiit. Tundub, et tal on kokkuleppe mustand olemas. Hiljem kommenteerime seda. Mina mitte. Ma ei usu, et nad suudavad kokkuleppele jõuda, sest need on kaks äärmiselt kauget seisukohta. Iraanlased nõuavad isegi oma finantsvarade vabastamist, sanktsioonide kaotamist, tuumaprogrammi. Kindlasti iisraellased seda ei taha. On olnud tulevahetus, mis hõlmab ka Liibanoni, et anda aimu. Ameeriklased tahavad aga mustvalgel kirjas, et nad ei jätka tuumaprogrammiga. Ja tõenäoliselt ka mingisugust rahvusvahelist kontrollisüsteemi selle materjali liikumise üle, mida nad rikastasid. Nii et suure tõenäosusega ei ole ka see järjekordne teade, et kõik on peaaegu valmis, päris tõene. Viimane lause, siis annan sõna Paolole. Rubio, kellega hiljuti lennukis tehti lühiintervjuu, ütles, kas tehakse tõeline kokkulepe, nagu Trump tahab, või ei tule mingit kokkulepet. Ja saada täpselt kõik punktid arvestades, et kokkuleppes püütakse üksteisega kompromissile jõuda, on väga raske. Paolo, mida sina arvad? Noh, see on tõesti keeruline teema lisaks sellele, et see on keeruline, sest selle tingimusi ei teata. See tähendab, et meil ei ole enam-vähem aimu kokkuleppe või väidetava kokkuleppe tagamaadest. Mis kokkuvõttes ongi see, mis annab arutelu tegeliku tähenduse, see on samuti keeruline, sest teema ise on keeruline. Sest mis on kaalul? Kaalul silmapaistvalt nagu kirss tordil on taasavamise küsimus. Hormuzi taasavamine ja Iraani tuumaküsimus on kaalul. Aga see on ainult esimene aspekt sellest, mis laual on. Mis on laua all? Mis neid kahte kirssi toetab? Seal on kogu Lähis-Ida piirkonna uus tasakaal. Piirkond, kus oleks võimalus, ma ei ütle tõenäosus, vaid võimalus või vähemalt iraanlased ja nende taga venelased ning hiinlased näevad võimalust vähendada või isegi kõrvaldada Ameerika võimu ja kohalolekut selles piirkonnas. Teiselt poolt Trump, hoolimata sellest, et ta midagi ringi mängib, on täiesti aru saanud, et kaalul on just see. Ja kuidas ta vastab? Ta vastab sellega, ma tahan, et kõik allkirjastaksid Abrahami lepingud. See tähendab, et luuakse uus üldine julgeolekuraamistik Lähis-Idas, kus kogu piirkonna relvastatud korravalvuriks saab Iisrael. Ameerika Ühendriikide asemel või Ameerika Ühendriikide teise liini toel. Aga see piirkond rahustatakse üldise kokkuleppega sunniitide ja šiitide vahel, mis juba iseenesest on üsna naljakas kaitstud ja tagatud iisraellaste poolt, mis teeb asja veel naljakamaks koos šiitide ja sunniitidega. Seega on kaalul tegelikult piirkondlik tasakaal ja kumbki pool ei oodanud, et nad peaksid sellest eelmisel aastal rääkima. Vabanda, et ma korraks katkestan sind, Paolo. Tegelikult on huvitav, kuidas selle konflikti, selle kriisi sees iraanlased, kes pole kunagi tahtnud täielikku kontrolli nõuda ja nii edasi, seekord toovad selle välja. Jah, aga ma luban sul jutu lõpetada. Üks asi on sinna jõuda ettevalmistatud. See tähendab keskmise ja pika perspektiiviga, öeldes, et varem või hiljem teame me vastaspoolega arutama tasakaalu taastamist Pärsia lahes, aga sa jõuad sinna ettevalmistatud ja enda määratud ajal. Seda algust nähti mõne aasta eest Abrahami lepingute sõlmimisega, see oligi see samm. Ja selle sammu pealt oleks pidanud aegamisi arenema uus tasakaal. Tulemuseks aga oli see, et eelmise aasta juunis toimunud Iisraeli rünnak ja see
see teine Iisraeli ja Ameerika rünnak andis kogu teemale hoogu juurde. Milleks keegi, mitte ükski osapool polnud valmis. Ja on näha, miks mitte. Nad ei tea, mida lauale panna. Kuid kõik teavad ühte kindlat asja, et see on võimalus, mis neil praegu on ja mida nad võiksid uuesti saada alles 20 aasta pärast. Seega see, mis selle rahu kaudu paika pannakse, saab tõesti olema tee järgmise 20 aasta jooksul. Lõpetuseks ütlen, et kogu see ootamatu geopoliitiliste masside liikumine toimub üldise ja sügava usaldamatuse õhkkonnas. Keegi ei usalda kedagi. Nüüd ilma igat punkti eraldi roetlemata meenub mulle, kuidas Iisraeli esindajad pommitasid täievolilisi, kas Kataris või Omaanis, ma ei mäleta täpselt, siis iga kokkulepe, mis sõlmitakse, rebitakse kenasti tükkideks, kas ameeriklaste või iisraellaste poolt. Iraanlased ei saa mängida neid, kes jätavad oma liitlasrühmitusi just kõige kriitilisemal hetkel maha. Seega peavad nad kuidagi kogu maailma ees kaitsma Hezbollahad, Huutisid ja Hamasi. Seega ei usalda keegi midagi ega kedagi. Seetõttu on suur kiirustamine ja suur umbusk kokkuleppe suhtes, mis võiks olla murranguline. See on ideaalne torm. See, mida sa ütled, on huvitav, sest kui Iraan poleks ise kunagi hakanud vaidlustama Hormuzi kontrolli, oleks status quo talle tõenäoliselt väga hästi sobinud. Nüüd aga on see teema päevakorras. Ja see on päevakorras ameeriklaste süül Ameerika sekkumise tõttu. Iraan ise poleks seda teemat tõstatanud, sest see oleks talle ilmselgelt palju probleeme ja vastasseisu tekitanud. Ma tahan seda Daniele käest küsida. Sina, kes jälgid väga ka Iisraeli küsimust, ma märkasin kohe, et kui iraanlased nõuavad ka relvarahu Liibanonis, siis iisraelased ründasid hiljuti, ei ole teada, kas nad tapsid üht Hamasi liidrit. Ilmselt seda, kes rahasid haldas. Rahaasju. See on avalik väljakutse võimalikule kokkuleppele, mis jutumärkides on toimumas. Ehk nad püüavad juba enne Iraani sekkumist liiva hammasrataste vahele visata osapooled. Trump andis endale 2 päeva, teised ütlesid, et peavad ootama kõrgemalt poolt luba. Esimeses etapis avatakse väin uuesti, siis oleks 60 päeva, mille jooksul arutatakse detaile. Aga kui detailide hulka kuulub ka relvarahu kokkuleppe Liibanoni osas ja need kui nad pommitavad samal ajal, kui isegi detailideni ei jõuta, siis on ilmselge, et Iisraeli eesmärk on kogu asi õhku lasta, sest järgmine samm Trumpi poolt oleks rünnakute jätkamine. Sina, kes sa seda teemat palju jälgid, kas näed tõesti, et Bibi kardab, et nad jõuavad mingile kokkuleppele? Minu arvates küll. Tuleb ka lisada see, et tema täna õhtul, te ilmselt nägite, ütles, et Gaza okupeeritud ala suureneb 60%-lt 70%-ni. Nii, me teame, et Trump ütles talle, et ära pommita Beirutit, aga pärast seda pommitas ta üht Beiruti linnaosa. Nojah, minu arvates just see Netanyahu pidev tormamine ühele ja teisele poole paneb mõtlema, et Jeruusalemmas kardab valitsus tõesti, et võidakse jõuda vaherahuni. On selge, et kui jõutakse vaherahuni, siis Iisraeli valitsuse vaatenurgast, mida sa siis oled saavutanud? Peaaegu mitte midagi. Selles mõttes, et Ameerika Ühendriikide ja Iraani vaheline kokkulepe, kui see üldse tuleb, siis ma näen, et Itaalia meedia peab seda täna õhtul juba kindlaks. See on 31. kord 3 kuu jooksul, kui nad peavad seda kindlaks. Teades Trumpi, ma ei oleks selles üldsegi kindel. Oletame, et isegi kui see liiguks mingis suunas, nagu ütles kindraal, mingisugune vaherahu kokkulepe. Sest asi pole nii, et sa ei taha kokkulepet teha, vaid on võimatu kokku leppida. Kui te mõtlete, Trumpi eesmärk on eemaldada tuumarelv, raketid ja kui juba, siis kukutage režiim, arvestades, et sa pole režiimi kukutanud.
et sul pole õmmestunud neid ära viia. Sest kui te mäletate 2 kuud tagasi, räägiti ka Saalest, et saadetakse mingid dessantväelased, kes võtavad selle uraani ära. Sa avastasid, et Hormuzi väin on suletud ja pane tähele, eile ütles Trump minu arvates väga paljastava lause. Ta ütles iraanlastele, ma sain aru, et te venitate ka seda asja, sest mida rohkem päevi möödub, seda lähemale ma jõuan vahevalimistele. Mida vähem ma suudan bensiini normaalsele tasemele tagasi tuua, Ameerika valijate küsitlused, alustades vabariiklastest, nagu näete Washington Postis, täna hommikul avaldati seal üks küsitlus. Tema toetus on tõesti väga-väga madal. Lisaks annan teile viimase mõtteaine. Hiljuti pani Trump ametisse oma föderaalreservi juhi pärast seda, kui ta aasta aega oli kogu maailmale rääkinud, et intressimäärasid tuleb langetada. Selle kriisiga, nagu ütleb kapitini, isegi kui sa sulgeksid järgmise 2 kuu jooksul, on vahevalimisteni jäänud 6 kuud. Sa ei suuda, isegi kui tahaksid, viia elukallidust Ameerika Ühendriikides tagasi, mis mõnes punktis on umbes 3,6%. Viimase 20 aasta jooksul, välja arvatud Covidi periood, mis oli erandlik aeg. See, mida Trump ütles, et ta langetab elukallidust, sest Biden on kõik valesti teinud, tegelikult juhtus vastupidi. Siis on veel viimane punkt. Trump kontrollib Iisraeli valitsust ainult teatud piirini. Iisraeli valitsus, nagu me oleme öelnud selle sõja alguses peale, pidas 2 sõda, mitte 1. Üks Iraani vastu, aga ka üks, et mingil moel lõpetada Hezbollah küsimus. Kui te mõtlete, siis juba 3 nädalat ka see Netanyahu katse tühjendada Lõuna-Liibanon elanikkonnast, seega ajada elanikkond põhja poole välja. Kui oled selle tühjendanud, siis sisened, võtad Hezbollahi kinni. Sa hävitad nad. Pärast seda pole enam Hezbollahd. Ka see operatsioon on läbi kukkunud. Viimane asi, kuulsa eragrupi operatsioon, kes pidi Gazasse investeerima, nagu te nägite ka hiljuti, ei ole isegi ühtegi dollarit üle kantud. Ehk siis kogu maailm läks sinna, isegi vaene Tajani Trumpi magaan okkamütsiga. Aga tegelikult, kui tuli hetk küsida, aga selle kohvi seekord, kes maksab või kes välja teeb? Mitte keegi. No. Viimane samm. Trumpi järjekindel nõudmine, et laheäärsed riigid peavad liituma Abrahami lepetega, seab poliitiliselt raskesse olukorda isegi need valitsejad, kes on Abrahami leppe suhtes kõige soodsamalt meelestatud. Saudi araablased on alati öelnud, vähemalt formaalselt, leiame kõigepealt lahenduse Palestiina probleemile. Vähemalt teeme nii, näitame, et me töötame selle kallal. Sellises olukorras on tegelikult kõik ummikusse jooksnud, kogu Pärsia laht. Armuut, iraanlased, Hamas, Hezbollah, Iisrael, kõik on ummikusse jooksnud. Tema, ükskõik mida ta ka ei teeks, ma purustan kõik, näitan teile ja nii edasi. Selles osas on minu arvates kapitinil õigus, kui ta ütleb, asi pole selles, et tema ei leia lahendust, vaid nendes tingimustes polegi lahendust olemas. Ja mis on see asi lõpetuseks, mille puhul Trump pigem laseks endale jalga, kui tunnistaks selle. Et ainus ähmane kompromiss, millest Milko enne rääkis, kui räägitakse kompromissist täiskasvanute vahel, tähendab see igaüks loogub millesti. Aga teades Trumpi, tema ei loogu mitte millesti. Aga iraanlased, kas nad tahavad muuseas raha? Neil ei ole mingit kavatsust läbi rääkida. Nad lükkavad probleemi lihtsalt aina lähemale valimistele. Mida lähemale nad selle valimistele lükkavad, seda rohkem Trump, nagu ta ise hiljuti ütles, aga kas te äkki tahate mind petta, viies mind valimistele lähemale? On ilmne, et nemad selle mõistmiseks ei pea geenius olema. Mida rohkem nad aeglustavad, neil ei ole iraanlastel, hoolimata nende nõrkusest, ei ole mingit huvi kompromissi leida. See tähendab, et lõpuks, kui sul tõesti hästi läheb, jõuab tagasi Obama 2015. aasta kokkulepeteni, aga ainult siis, kui sul tõesti hästi läheb.
mille Trump 2018. Aastal tühistas ilma alternatiivita, sest see ongi Trumpi piirang. Me kõik, Mirko, oskame öelda, et kompromiss, mille leidis meie sõber, kolleeg või ülemus, ei toimi. Kõik võivad öelda, et kompromiss ei sobi ja see on tõenäoliselt tõsi. Aga kui sa ütled, et see ei sobi, hävitad selle ilma alternatiivita, siis oled sa täna samas olukorras nagu Trump. Aitäh! Muidugi on minu jaoks kummaline, et BB kardab, et Trump võib-olla isegi nõustub kokkuleppega. Lihtsalt selleks, et selline olukord lõpetada. On tõsi, et tuleb uurida ka Trumpi iseloomu. Ma olin lugenud huvitavat analüüsi, ma ei mäleta millisest ajalehest, mis käsitles rohkem Trumpi psühholoogilist poolt. Trumpi jaoks on igaüks, kes ei saa kokkuleppest 100% kaotaja. Trumpi kõige sagedamini kasutatud sõna, isegi kui ta tegi mõningaid saateid, mis oligi The Apprentice, oli see väljend, sa oled kaotaja. Sa oled kaotaja. Asi, mida Trump kõige rohkem kardab, on näida kaotajana kokkuleppes. Ja seda näevad iraanlased väga hästi. BB näeb seda väga hästi. Nii, et ta peaks lõpetama ja ütlema, et on leidnud maailma kõige ilusama rahu pärast sõda, mille ta ise vallandas ja mida keegi ei olnud nõudnud. Selles perioodis polnud erilist kiiret vajadust ega erilisi pingeid Iraani ja ameeriklaste vahel. Ja tema on olukorras, kus ta peab midagi välja mõtlema. Sellepärast kardetaksegi seda väga, et äkki ta mõtleb midagi välja Kuubal või teeb seal midagi, mis lõpeb halvasti ja võib-olla alustab midagi muud. Et inimesed unustaksid kiiresti, sest tal on vaja kiiret võitu, mida rahvale müüa. Iisraellased kardavad, et just seda ta otsibki, kiiret väljapääsu, ja siis jäävad nad üksi edasi jätkama seda vastasseisu, sest lõpuks pole nad midagi saavutanud. Jah, nad on Iraanile sõjaliselt palju kahju teinud, eriti laevastikule, mis sai kindlasti kõige rohkem kannatada. Aga praktilisest vaatenurgast pole nii, et Iraan ei oleks aasta pärast taastanud seda, mis hävitati. Nii et oleme ikka samas kohas tagasi. Tegelikult võib-olla pani see Iraani hoopis mõistma, et tal polegi vaja nii suurt sõjalist jõudu, et saavutada mõjuvõimu. Hormuzi väinas. Sest lõpuks on asi nii. Paradoksaalsel kombel toimivad kõige paremini droonid, väikesed paadid ja laevavastased raketid. Kindlustustes sees, koobastes, lennukite, pealvelaevade, allvelaevade sees. Kõigest sellest pole eriti kasu olnud, isegi mitte väga pika tegevusraadiusega ballistidistest rakettidest. Lõppkokkuvõttes naaberriikide ähvardamiseks, mis asuvad 500–600 kilomeetri kaugusel, pole isegi väga arenenud raketitehnoloogiat vaja. Nii et nad võiksid tänu sellele sõjale muuta ka oma lähenemist. Nende potentsiaal, nende võime ähvardada Hormuzi väina on tõenäoliselt olulisem kui nende võime tulistada. 100 raketti, millest 70 peeti kinni, lasti Iisraeli pihta. Natuke juhuslikult, sest tõeline jõud planeedil maakera peal, nagu mõnele meeldib öelda, on neil just nende palju lihtsamini arendatavate asjadega. Isegi maailma kõige võimsam riik, kellel on suurim jõuprojektsioon ja võimekus, ei suuda seda neilt ära võtta. Ei suuda neilt seda võimalust ära võtta. Tahtsin midagi küsida, vabandust. Paolo, minu arvates on see asi üsna oluline. Arvestades, et näitajad on väga madalad ja tal on vaja see kiiresti lõpetada, kas pole ohtu, et ta otsib konflikti kusagilt mujalt tema jaoks? Teiste teemade puhul. Me unustame selle ära, sest Trumpil on niikuinii 700 asja käsil, aga veel paar kuud tagasi räägiti Gröönimaast, et aimu anda. Tal on alati vaja uut kriisi või uut arutelu alustada. Ei ole enam palju jäänud, alles on Kuuba küsimus ja Hiina küsimus Ukraina osas. Ma ei usu, et ta tahab uuesti palli mängu lüüa, sest pärast aastapikkuseid läbikukkunud läbirääkimisi ja ka viimaseid avaldusi meie oleme proovinud. Jätame selle täiesti sinna paika. Kas sa ei karda ka, et Trump tõmbab kübarast välja veel ühe kriisi, et teine kriis varju jätta? Jah, see võib nii olla, aga nad võivad ka selle kriisi juurde jääda, tuues esile, et aeg ei ole veel küps. Seega, ütleb ta,
vaadake, ma oleksin tahtnud teile rahu tuua, aga need iraanlased, kes kangekaelselt nii teevad nii ja teevad naa, ei taha seda. Ja seetõttu olen ma sunnitud vastumeelselt nii enda kui ka teie jaoks, sest teie peate selle sõja kinni maksma, jätkama neile veel ühe raputuse andmist ehk siis palli edasi lükkama. Ja me näeme, et keegi võtab selle palli ja viib selle võrgu alla. On olemas. Aga mis kasu on sellise asja tegemisest, mis juba olemas on? Kõik nupud on kohal, juba on 3 lennukikandjat, juba on varustused olemas, varud on täis, kõik on platsil. On ka eesmärk öelda, et avame uue rinde, lähme võtame Kuuba ära. On üks võimalus, et sul läheb halvasti, sest see on võimalik. Äkiline orkaan või midagi sellist, rahva ülestõus. Ehk siis pole öeldud, et ükski sõjaline operatsioon kindlasti õnnestub. See on sõja ajaloos nii olnud. On tegevusi, mis tõenäoliselt, väga tõenäoliselt õnnestuvad, aga määrsõna kindlasti ei saa kasutada. Võtame siis vaese Kuuba, öeldakse, et Iraanis läks halvasti, aga Kuubal läks halvasti. Kui pidid selle üle võtma, siis pidid loomulikult ütlema, et võtad selle üle veerand tunniga, umbes sama ajaga kui kohvi jood, mina võtan Kuuba ära, siis läheme poodi. Ta ei saa mõelda nii, et tungime Kuubale, saadame maaväed sisse ja hakkame tulistama ning kuu aja pärast üritame ikka veel Kuubat vallutada. Et öelda, et näed, on ka see risk olemas. Seega võimaliku ummikseisu ja lahes toimuva uue eskalatsiooni korral mina näen seda üsna tõenäolisena. Võimalikuna, kui mitte tõenäolisena, ka sellepärast, et see on juba seal valmis. Netanyahu ütleb, vaata, ma ei lõpeta veel tankimist ja lähen ise esimesena, ootan sind seal võib-olla jumal. Teeme veel 1 kuu raputusi. Ja kas sa tahad näha, et äkki nüüd õnnestub meil saavutada esialgsed eesmärgid, ehk siis millised? Praeguses olukorras võiks Iraani režiim tõesti sisemiselt kokku variseda. Tõesti kõik, tõesti mitte. Aga siin räägitakse siiski tulevikust ja nagu ütles vist Niels Bohr, on raske ennustada, eriti tulevikku. Just, ja seda tuleb talle tunnustada. Aga kui me vaatame, kus nupud asuvad, siis kõik nupud on endiselt Pärsia lahes. Ja kui ummikseisust väljapääsemiseks saab öelda, et süü on sinus, sest sa ei tahtnud vastu võtta seda, mida sa ei saanud vastu võtta, ja mina saan sellest kasu. Veel 15, 1520 pommitamispäeva, ma panen selle sulle õlgadele ja siis räägime edasi, siis vaatame, kuidas see lõpeb. Ja et see kokkulepe oleks olemas ja et see kokkulepe kestaks Liibanoni kutide Hamasi kohalolekul massiliselt, Iraani sanktsioonide tühistamise, Hormuzi kontrolli kaotuse tingimustes. Ma näen seda veidi teisiti. Natuke raske on uskuda, et iraanlased sellega nõustuvad. Nad ei ole nii halvas seisus, et peaksid ütlema, tehke meiega, mida tahate. Ei, see ei käi nii. Ei, vastupidi, nad teavad, et mõjuhoob on nende käes, kui need teised alla ei anna. Kui need teised alla ei anna, ega ütle sulle, et nad on kaotanud. Sest Trumpi probleem ei ole öelda, et tema võitis. Trumpi probleem on leida suvaline iraanlane. Isegi jäätise müüja, kes ütleks ametlikult, et me oleme kaotanud, sest kui teda kuuldakse ütlemas, et me oleme kaotanud, siis ta homne hommikul võtab oma asjad ja läheb minema. Ainult et 94 miljoni iraanlase seas ei ole mitte kedagi, kes talle ütleks jah, tegelikult peaksime sulle ütlema, et me oleme kaotanud, aga tegelikult on hoopis vastupidi. Ja ta on sattunud, ma kordan, diplomaatilisse ja sõjalisse ummikusse, kust, kui sa jääd paigale, oled kaotanud, kui lähed tagasi, oled kaotanud, kui liigud edasi, võid loota võidul. Kui tingimused muutuvad, on ka mõte öelda, võtan palli ja lähen mängin mõnes teises mängus. Tungin kuhugi sisse, ma ei tea kuhu. No jah, Haiti vaesekesed on seal, võtan Haiti, sest mine tea kunagi, mis juhtub. No võt, kui ma juba seal olen, kuna see on Kuubale väga lähedal, võib ta kõik endale võtta. Ja seal on ka Santo Domingo, kõik on seal koos, eks seal ju sama saar, nii et sobib küll. Ma näen seda nii, ma näen seda kui võimalust, eriti kuna on ka võimalus kellelegi süü veeretada. Sest kui nüüd Netanyahu kiiresti alustab, siis ma lähen ise edasi ja siis oled sina sunnitud mind aitama, ma aitan sind ka hädast välja. Seetõttu
kordan, et see tundub palju rohkem pikaajalise hingetõmbena, nagu hingetõmbepaus, sest asjad pole sugugi stabiliseerunud ega arusaadavad. Siin tuleb näha, kui palju võimu neil suurte hiiglaste mängus tegelikult on. Ma räägin Hiinast, räägin ka Indiast, räägin inimestest, kes ütlevad, kuulge, nüüd aitab jamast, niimoodi enam edasi minna ei saa. Ja neil on olemas hoovad, millega hakata kahju tekitama, kas või riigi võlakirjade müük. On olemas majanduslikud ja finantsilised hoovad, mille suhtes ameeriklased on väga tundlikud. Petrodollari mujutamine, hakata naftat maksma juaanides, mitte enam dollarites. On olemas mitmeid samme ja süsteeme, millega neile survet avaldada. Vaatame. Ja Hiina ütles seda umbes 10 päeva tagasi tehtud avalduses, mis on haruldane, sest nad peaaegu kunagi ei räägi. Ütles ta, ei, meie oleme poolt ilma igasuguste tingimusteta, nagu ütles Veltron, ilma igasuguste tingimusteta poolt või. Ka sellepärast, et ta lisas alati ka selle aga ka. Jah, see oli olemas. Aga on tõsi, ei, nemad ei öelnud seda. Ilma igasuguste tingimusteta oleme meie Iraani poolt. Sest seal on 5 riigi raudtee, sest Venemaa ütleb, et ka meie oleme seal, sest meil on ühine piir Kaspia merega, mida keegi kunagi ei nimeta, aga see on ainus punkt, kus Venemaa puutub Iraaniga kokku. Vahepeal on meri ja see on ainus koht, kuhu Ameerika Ühendriikide merevägi ei saa minna, sest Kaspia, kuigi seda nimetatakse mereks, on tegelikult hiidlaslik järv. Ja see on transiidikoridor Venemaad läbi kõigi endiste Nõukogude Liidustan riikide Hiina suunas. Ehk kui keegi natuke kaarti suurendab, näeb ta, et Iraan asub umbes 2/3 peale ühest teest, väga kõrgetasemelisest majanduslikust ja sõjalisest strateegilisest teest, mis ühendab Venemaad, Iraani ja kõiki erinevaid stanriike. Kuni jõutakse Hiinani välja, ilma et oleks vaja eriti palju Pärsia lahe riike torkida. Või vajadus selle piirkonna üle kontrolli omada. Seega ma arvan, et Donaldo natuke raputatud võib-olla üllatab meid millegagi. Võib-olla ütleb, et ta ei leidnud pastakat, et lepingule alla kirjutada. Võib-olla piisab ka sellest. Ma kirjutasin selle must-valgel tule. Ta ütleb, aga ma leidsin sinise pastaka, aga kuna nad ajasid mind närvi, siis sinisega ma ei kirjuta alla. Te teate küll, kuidas see on. See on huvitav, ta võttis 2 päeva mõtlemiseks. Nii tema kui ka iraanlased, aga tõenäoliselt ei juhtu midagi. Selles loos on 2 huvitavat asja. Üks neist on muidugi Trump, kes peab selle lõpetama, arvestades Ameerika majandusprobleeme. Aga ka jutt vahevalimistest, mida me neil arutame koos Danielega. Iisraeli hirm, et ta leiab mingi kokkuleppe, et end kõrvale tõmmata, samal ajal, kui neil on täielik kavatsus seda jätkata. Ja teine asi on see, et kui nad jäävad sellesse olukorda ja see venib, on ennast üha raskem maha müüa. Väljapääs on natuke nagu Putin on Ukrainas sõtta takerdunud ja on raske isegi kui tahaks venelastele maha müüa. Lõpetame selle arutelu, sest nad pole isegi Donbassi vallutanud. On paradoksaalne, et ka ameeriklased on strateegilisest vaatenurgast sattunud sellisesse ummikusse ja võlg on küsimus. Viimasel ajal olen märganud, et öösiti kipun vaatama palju Ameerika jutusaateid ja seetõttu pakutakse mulle järjest rohkem Ameerika videoid. Ja üks enim arutatud teemasid Ameerika YouTuberite podcastides on toidu hind. Täiesti pöörased asjad. Siin maksab 1 karp maisi helbeid 14 €. Ma olin näinud 1,2 kilogrammi hakpliha hinnaga $19. Melon maksis $13–14 ja muud sellist. Täiesti pöörased summad. Inimesed teevad videoid poekotiga, avavad koti autos ja seal polegi midagi sees. On toimunud uskumatu hinnatõus, mis oli juba eelmistel aastatel aset leidnud. Ma mäletan mõningaid YouTubereid, kes rääkisid Big Maci hinnast või sellistest asjadest siin. Nagu viimase 6 aasta jooksul sisuliselt, alates Covidist kuni tänaseni, on mõned asjad tõusnud 180% ja portsjonid on ka väiksemaks muutunud. Nad näitasid isegi näiteks, kui suur on ühe pakikese riivjuustu portsjon.
6 kuud tagasi ja nüüd on hind 2-kordistunud ja pakike on poole väiksem. See on sisuliselt nagu 1 viil juustu, et aimu anda. See teema siin koos võlaga seotud küsimusega on kindlasti midagi, millega Trump peab tegelema. Miks ootas keskmine ameeriklane seda? $7 kuus muna eest. Kujutage ette, see on 6 eurot kuus muna eest. Palun, Daniel. Kui räägid munade hinnast, piisab, kui meenutad vaid mõne aasta tagust aega. Biden kaotas valimised just toidu hinna tõttu. Tema hakkas inflatsiooni uuesti alla tooma pärast seda, kui see oli koroona ajal üle 9% tõusnud. Mina mäletan seda nii. Vabandust, Daniel, et ma sind segan, aga ma tahan, et sa räägiksid ka vabariitlaste vihast, sest nad lähevad Trumpi pärast täiesti pöördes. Lase käia. Täpselt nii. Nagu peaaegu kõik meist. Kui ma lähen supermarketisse, ostan ma enam-vähem alati samu asju. Mingil hetkel koroona ajal juhtus mitu korda, et kui jõuad kassasse ja ostad alati samu asju, et märgata, et võrreldes eelmise korraga oled täiesti eelarvest välja läinud, tähendab see seda. Ja tegelikult oligi see nime kohal kirjas. Kui sa lähed ja vaatad, kuidas see jaguned? Hinnatõus. Tegelikult läks mõnes osas juba paar kuud tagasi kontrolli alt välja. Kui te mäletate, kui Trump aitas Mileid Argentiinas, siis Ameerika lihakasvatajad vihastasid väga. Tema pidi vist veel $12 miljardit ära andma. Ega need pole ju tema raha, ta on alati teiste rahaga elde. Et kuidagi seda olukorda leevendada. Tõde on see, nagu peaaegu kõik sinu kanali jäljad juba peast teavad, et keskmisel Ameerika perel pole mingit varuruumi. Kui ma ütlen teile, et 40% ameeriklastest pole ootamatute kulude jaoks pangas rohkem kui $400. Kujutage ette, et teie peres keegi murrab hamba ja peab minema hambaarsti juurde. Peab kõik ise maksma, sest riiklik tervishoid seda ei kata. Nii väikese summaga elamine ajab sind hulluks. On olemas just Washington Posti küsitlus, selle leiate praegu internetis, see ilmus vaid mõned tunnid tagasi ja räägib väikekodanlikest valgetest vabariiklastest. Nii et rohkem Trumpi valijaid, kui need ongi võimatu leida, nad on maru vihased, sest küsitlused näitavad talle väga madalat toetust, välja arvatud mõned erandid. Peame alati meeles pidama, et ühes punktis on ta endiselt väga tugev, nimelt ebaseadusliku immigratsiooni vastases võitluses. Trump on selles endiselt tugev. Kõiges muus, näiteks Iraani sõda, kulud. Sa võid Kosovos inimestele öelda Ameerika enne kõike ja kõik muu, aga õhtul mida ta lauale paneb, seda näevad kõik. Bensiini hinda teame me kõik, kuna tegemist on tohutu riigiga, kus peaaegu puudub ühistransport. Sest kes Ameerika tunneb, see teab, et see on täiesti skandaalne. Ja ka see vähene ühistransport, mis olemas on, lennujaamad, raudteed, on peaaegu alati kohutavas seisukorras. Ükski eurooplane ei nõustuks sellises seisukorras ühistranspordivahendisse astuma. Sul on olukord, kus tema valijaskond hakkab vähenema. See tähendab, samal ajal, kui demokraadid sisuliselt tõstavad häält, aga tegelikult kuhugi ei jõua, on probleem tema enda valijaskonnas. Kui me natuke arvutame seoses varasema aruteluga teemal, kas avada või mitte avada, Hormuz, sul jääb puudu, sul on ainult 5 kuud enne Mitterrandi valimisi ja minu arvates on tehniliselt võimatu, et tema, isegi kui Hormuz homme hommikul uuesti avatakse, ja ma ei usu seda isegi siis, kui ma seda oma silmaga näen, sa ei suuda elukallidust normaalsele tasemele tagasi viia. Sellepärast see risk, millest ma enne rääkisin seoses uue Föderaalreservi juhiga, seisneb selles, et ta peab lähiajal, nagu ka EKP Euroopas, intressimäärasid tõstma, mitte langetama. Intressimäärade tõstmisega annab ta veel ühe lämmatava hoobi Ameerika valgele kesk- ja väikeklassile. Kui sa kiusad Hondurase nõudepesijaid restoranides, siis ütleb ta, nojah, mind see ei puuduta. Aga kui sa ütled talle, et 1,5 aastat tagasi lubasid sa hinna poole võrra
vähendada, sest Trump tegi valimiskampaaniat ja ütles, ma vähendan bensiini hinda poole võrra. Ma ei lähe enam kunagi välismaale sõdima. Ei lähe. Ei tee muud, kui avaldan kõik Epsteini skandaali toimikud, sest see puudutab ainult demokraate. Aga kui ta sinna jõudis, tuli välja, et see puudutab ka demokraate, aga teda mainitakse seal. 34 miljonit korda. 34 000. 34 000 korda 3 miljoni ja 200 000 faili sees, mida tema välja ei too. 34 000 korda. Olgem siis ühe asja suhtes ettevaatlikud. Vaadake, see, mida Itaalias paljud näevad kui mingi pedofiili skandaali, kes on juba aastaid surnud ja nii edasi. Vaadake, Epsteini skandaal ei ole nagu Carlasco juhtum, kus ei saada aru, kes süüdi oli ja nii edasi. Epsteini skandaal on asi, mis kui välja tuleb, see, mida palju kahtlustavad, võib põhjustada kahju. Mõni ütleb isegi, et parandamatut kahju ka väga võimsatele inimestele. See kehtib Ameerika Ühendriikides, see kehtib isegi Ühendkuningriigis. Nii et asi on selles, et sul on sisemine rinne, kus sul on osa liikumisest. Maga vähemalt 2,5 kuud. Mirko ütleb talle, aga sa ütlesid meile, et me ei reisi enam mööda maailma ringi. Siis on veel üks punkt, Mirko. Sa saatsid need 2 New Yorgi kinnisvaraarendajad, Genfi iraanlastega läbi rääkima. Ja samal ajal, kui nad olid koos iraanlastega läbirääkimisi pidamas, hakkasid sa Iraani pommitama. Aga mis usaldusväärsus sul üldse on, kui sa homne hommikul allkirjastad vaherahu? Allkirjastad vaherahu, sest tema ei saa muud teha, kui allkirjastada vaherahu. Aga mida rohkem sa lükkad vaherahu edasi, vahevalimisteni, seda rohkem annad sa iraanlastele eeliseid. Teine küsimus selle teema kohta. Kui sa mõtled sellele, mida sa enne mainisid. Mirko viitab eilse hommiku Financial Timesi juhtkirjale, kus Washingtoni peamine vaatleja Edward Lewis avaldab arvamust. Kui lähete internetti, siis ma leidsin, et see inimene on tõesti väga informeeritud, informatiivne ja ka inimlikult väga sümpaatne, kes ütles täpselt seda, mida sina just ütlesid. Ehk siis Trump sekkus Pärsia lahe piirkonda täpselt nii, nagu Putin sekkus Donbassi. Ja samamoodi võib juhtuda ka Taiwaniga, sest kõik ütlevad, et ei, Taiwan võetakse ära. Aga kas te olete ikka täiesti kindlad, et keegi vajutab nuppu, teeb paugu ja toob koju kindral Kapitini? Ta on terve elu neid asju uurinud. See pole nii, et sinu plaan läheb alati täpselt nii, nagu sa seda enne õppisid. Tegelikult ei lähe see peaaegu kunagi nii. Kogu see sõda, mida te kirjeldasite, droonid ja nii edasi, on viimastel kuudel näidanud, et ameeriklastel pole enam mingit mõjuvõimu. Mirko, neil on juba 3 kuud 50 000 sõdurit laevadel Pärsia lahes ja India ookeanis. Aga mida nad ootavad? Sa ütled, et hästi, sa oled maailma suurim impeerium, oled ära kasutanud 40% kogu Ameerika Ühendriikide armee laskemoonast. Aga kas sa arvad, et hiinlased ja venelased ei ole iga raketti arvestanud? Kui palju sa oled neid ära kasutanud? Tulemus mitte ühtegi. Mitte ühtegi. See ongi probleem. Aga Trumpi uhkusega, Trumpi iseloomuga Mirko mõtleb ta pigem midagi välja, kui tunnistab, et ta eksis. Tahaksin meenutada, et 2,5 kuud tagasi, kui me sellest sinuga rääkisime, olin ma täitsa suits. Olin üks esimesi Itaalias, kes ütles, olge Kuuba suhtes ettevaatlikud. Aga mitte sellepärast, et Kuuba oleks lihtne saak, vaid sellepärast, et Trumpi jaoks on Kuuba võtmine lihtsalt mäng. Aga siis hakkasid ameeriklased jälle Gröönimaa ümber tiirlema. Olge ettevaatlikud, ka Islandi pärast ollakse närvis. Viimane asi, Kanada otsustas eile, nagu te nägite, osta Rootsi lennukeid. Rootsi. Viimane detail, 2 päeva tagasi Financial Timesis on 2 lugu, mis puudutavad Jaapanit, väga ohtlikud. Esimene tuli välja, kui Donald Trump käis Xi Jinpingi juures Pekingis, siis Xi ei öelnud talle ainult seda, mida me kõik teadsime.
ära aita, ära anna relvi Taiwanile ja nii edasi. Esimene asi, mida ta ütles, oli ära anna relvi jaapanlastele. Sama Financial Timesi lehekülje peal on teine artikkel, mis ütleb, et Ameerika relvajõud ja tööstused ei suuda vähemalt veel 2 aastat Ameerika relvi tarnida. Need relvad on Jaapan juba ette tellinud, broneeritud 2024 aastal. See tähendab, kas Trumpil on praegu vähem võimu kui eelmistel nädalatel ja mitte ainult Pärsia lahes. Räägitud, väike asi. Mõlemad pooled on seda aega kasutanud ettevalmistusteks, nagu Paolo ütles. Nii iranlased, kes on uuesti kaevanud, välja toonud ja riske mitmekesistanud, kui ka ameeriklased. Kõik räägivad, aga siis on nad seal valmis teiseks mingiks. Ka sõjalisest vaatenurgast. Küsimus on selles, mis on täna tegelik tasakaalupunkt USA huvi vahel Iraani struktuurselt nõrgestada ja liigse surve riski vahel. Ja milline risk? Ja kas sa proovid, et üks hoopis? Piirkondlik Ameerika vastane ühtsus, Ameerika hinnang. Ausalt öeldes arvan, et iisraellased vedasid nad sinna kaasa. Rääkisid neile ilusa muinasjutu, et see oleks lihtne. Töö on peaaegu tehtud, te ei saa meid iga kord kaitsta, kui meid rünnatakse ja nii edasi. Tema uskus seda ja järgnes neile. Selles loos siin. Ja minu arvates on see lugu üsna, ma põhjendan staabiülema tagandamist. Kõik need sõjaväelased, kes kindlasti olid tal öelnud, kuule, asi ei ole nii, me ei saa kinni pidada sellest, mida sulle iisraelased ütlesid. See põhjustas tema välja viskamise, ma ei tea, Paolo, kuidas sina seda näed? Jah ja ei tähendab jah, aga kuigi Trump on Trump ja teda ümbritseb see kummaline tegelaste seltskond, kellega ta end ümbritseb, ja need on ikkagi Ameerika Ühendriigid. Nii et seal on ka mõni mõtlev pea. Seega on olemas arusaam, et Netanyahu on lihtsalt Trumpi ära petnud, lastes tal teha seda, millest Iisrael on 30 aastat unistanud. See on osaliselt tõsi, kuid see on veidi lihtsustatud vaade. Proovime vaadata seda natuke keerulisemalt. Alustades strateegiast, Ameerika Ühendriikide strateegilisest juhisest, mis avaldati mõned kuud tagasi, kus Ameerika Ühendriigid ütlevad, vaadake, me peame kindlustama kontrolli oma poolkera üle. See tähendab Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Põhja-Ameerika üle. Me peame säilitama kontrolli merede üle läbi baaside kõigis ookeanides ja läbi oma 6 laevastiku. Ja me peame keskenduma mitte kohe, aga siiski peame end kaitseseisundisse seadma võimalikuks või tõenäoliseks vastasseisuks Hiinaga. Seda öeldes Euroopale ja Lähis-Idale jäi üsna vähe ruumi. Nii et natuke sellest strateegiast, seda oli näha Ukraina puhul. Kui ameeriklased umbes aasta tagasi ütlesid, kuulge, see sõda on küll tore, aga ajage ise oma asju, tehke ise, sest meie jaoks ei ole enam strateegiline huvi sellesse konflikti sekkuda. Miks? Sest strateegiline suund, mis oli ameeriklasi ajendanud sellesse konflikti sekkuma, see tähendab seesama mõtte esile kutsuda muutus. Tugev raputus Vene juhtkonnale ja seega ahelreaktsiooni käivitamine, mis oleks viinud Venemaa veelgi halvemasse olukorda kui praegu. See on läbi kukkunud. Ja seetõttu on nad eemaldunud Euroopa areenilt, Lähis-Ida areenilt. Neil oli Lähis-Idas oma kavatsus. Me ei saa endale lubada, et meil oleks kõik see, mis meil on, ega et meie oleksime selle asja korraldajad. Nii et kuna Abrahami lepped, mis algasid 2020 aastal, siis 2020 aastal on need juba 6 aastat kellegi laual olnud. Nad kasutasid ära seda, mis juhtus 7. oktoobril ja Iisraeli reaktsiooni, et öelda, võib-olla nüüd see kord, kui meil õnnestub kiiresti Lähis-Ida olukord pea peale pöörata. Anda Lähis-Ida võtmed Iisraelile. Nii et meil oleks vabad käed minna sinna, kuhu me juba oleme öelnud, et tahame minna. Seega me eemaldume aasta jooksul, tõmbume kõrvale Euroopa koos Ukrainaga ja seal Lähis-Idas Iraani ja kogu selle muu rahvaga. Neil ei läinud hästi ei üleval ega all. Selles mõttes, kui seda niimoodi vaadata, siis võib-olla jääb Trump alati selleks, kellel oleks see üldine plaan. Siis pead seda ka võrdlema ekspertidega, kes ütlevad sulle, kas see plaan võib toimida või mitte, nendel erinevatel põhjustel.
Trumpi probleem ei olnud selles, et tal oli see mõte, mis strateegilisel tasandil oleks võinud isegi toimida. Probleem oli selles, et ta ei usaldanud neid spetsialiste, kes talle ütlesid. Plaan on väga hea, aga sul ei ole ressursse. Sul lihtsalt ei ole ressursse selle elluviimiseks. Nii et kas leiab teise plaani või lükkad selle edasi. Nii vaadates tundub, et Netanyahu veab Trumpi ja kogu Ameerikat ninapidi ning viib nad sõtta. See tundub natuke vähem mänguna, nagu sõbrad, kus sa oled veennud purjus sõpra, öeldes, kuule, pane see vana naps siia lauale, sa oled seda juba liiga palju joonud. Nii et nüüd ei sobi see enam. Just, mina näen seda niimoodi. Jah, sa tead küll, et inimestele läheb korda igapäevaelu, kui see, mis toimub, mõjutab nende igapäevaelu. Umbes nii, Texas on kuulus oma grillimise poolest. See on Washington Posti artikkel 25. maist, mis räägib mõnede kuulsate grillrestoranide sulgemisest, mis pidid uksed sulgema. Ma vaatasin seda lihtsalt huvi pärast, sest tead ju küll, inimesed kipuvad liialdama, eks. Sellised asjad. Siis tahtsin vaadata natuke videoid internetis ja tõesti, hinnad olid täiesti pöörased. Ka sellepärast, et neil ei ole sellist väikese toidupoe kultuuri kodu lähedal või midagi sellist. Enamik inimesi käis kiirtoidukohtades söömas. Ja need, kes üritasid teha tavalist poes käiku, seda niinimetatud toidupoes käimist, said aru, et hinnad on pöörased. Me räägime näiteks 1 kilost õuntest $6, $7, sellised hinnad, eriti liha puhul. Ma märkasin, et nad on suured madala kvaliteediga lihatootjad, Ameerika liha. Seda me Euroopas küll ei taha, aga nad tootsid seda tööstuslikes kogustes. Ma märkasin, et kalkun, mis ameeriklastele väga meeldib, oli umbes nii, et 300 grammi kalkunit maksis $5. Midagi sellist, inimesed näevad seda, see neid huvitab, see jääb neile igapäevaselt silma. Ja just sellest rääkis Trump ning ta oli ka palju lubadusi andnud. Seega on huvitav näha, et selle sõjaga on sellised probleemid kasvanud ja Ameerika võlg kasvab jätkuvalt. Ja seal on üks huvitav tegur. Võib-olla kutsume järgmisel nädalal mõne majandusteadlase Alfarasesse. Sest maailm saab aru, et olukorras, kus Ameerika võlg on esimest korda suurem kui Ameerika tootmisvõime. See tähendab, et sellega, mida nad teenivad, peavad nad maksma ka intresse. Nii et see olukord saab ainult halvemaks minna, kui mingit paranemist ei toimu. Kuna esimest korda ületab võlg Ameerika tootmisvõimet ja nad peavad maksma ka intresse. Selle kohta käib jutt kõigist neist riikidest, kellel on Ameerika võlga ja kes seetõttu võiksid omada teatud jõupositsiooni, teatud mõjuvõimu. Kasutan just väikseks pausiks. See on väike üllatus, et anda teile ka meie rakendusest värsket infot, sest loomulikult on uuendusi. Ma nägin paljusid, kes küsisid kommentaarides just selle rakenduse kohta. Nii et ma kutsun sisse Antonio, tere tulemast tagasi Antonio ja anname teile selle väikese uuenduse. Nagu te teate, olen ma aastaid sellel kanalil teinud ümberlükkamisi erinevatel teemadel ja nii edasi ning meil on ka kogukond meie Telegramis. Aastaid ja teeb seda siiani, on ta pidanud sisemist võitlust uudiste avaldamise, nende täiendamise, ümberlükkamise ja kontrollimise vahel. Kõik see on tehtud käsitsi suure vaeva ja pingutusega nii minu kui ka kogukonna poolt. Täna muutub see kogemus automatiseerituks, sest isegi koos kõigiga, kõigi 11 000 inimesega, kes on minu Telegramis, ei suudaks me jälgida 14 000 allikat või umbes nii. Siin tuleb mängu Antonio, kes on mind jälginud alates 2022 aastast ja tema ettevõte haldab minu kaarti. Oleme teinud palju muid asju, ütleme nii-öelda taustal ja nüüd on nad välja tulnud selle rakendusega, mida Antonio meile nüüd selgitab. Tere õhtust kõigile, mul on hea meel siin olla. Tere õhtust Daniele, tere õhtust ka kindralile, keda mul pole veel olnud au otse-eetris kohata. Ütleme siis nii, jah. Eelmises otseülekandes tegime lühikese sissejuhatuse, väikese eelvaate sellest, milline rakendus tuleb
ja nüüdseks on see juba välja tulnud. Seega uudis, mida saame oma kasutajatele, jälgijatele ja kõigile, kes meid jälgivad öelda, on see, et lõpuks on rakendus nüüd saadaval. See on Androidi jaoks Google Play poes juba saadaval ja seega saab seda nüüd alla laadida. Nagu Mirko ütles, oleme nende aastate jooksul püüdnud kogukonna kogemustest õppida ja kasutada kõiki saadud andmeid võimalikult hästi. Tänu Mirko kogukonnale ja selle erinevatele väljendusviisidele. Näiteks nii Telegrami osas kui ka YouTube'i poolel ja ka kõiges muus. Oleme püüdnud neid andmeid koguda, et aidata meie tehisintellektidel infot võimalikult hästi tõlgendada. Milleks? Selleks, et saaksime luua rakenduse, mis põhimõtteliselt aitaks meil mõista info konteksti. Näita seda ka nii, me näitame seda. Tegelikult on juba olemas ka teisi selliseid rakendusi, kuid need kipuvad pigem andma sulle lihtsalt mingi väärtuse. Näiteks selle kohta, kas uudisel või ajalehel on vasak- või parempoolne kallutatus, aga see rakendus on rohkem suunatud OSINT-uuringule ja kontrollimisele. Mida see tähendab? On palju silte, mis ei arvesta ainult seda, kas uudis on vasakpoolne, vaid ka seda, mis tooniga see on kirjutatud. Sest loomulikult, kui Jerusalem Post ütleb, et Hamase liider tapeti, siis olgu. Võib-olla on uudis tõsi, võib-olla ei ole. See ei vasak ega parempoolne. Aga loeb ka see, milline on kirjutaja toon ja kus see pärineb võrreldes teemaga, millest räägitakse. Ja see on juba midagi enamat. Veel üks asi, mida saab teha, on see, et igaüks saab luua oma filtrid. Oletame, et olete Lanzara. Ma kasutan alati Lanzarat. Teda huvitavad raketid, lennukid, droonid ja sellised asjad. Sind ei huvita üldse uudis Trumpist, kes räägib omanlastega ja muud sellist. Rakenduses sees filtreeritakse praktiliselt ainult need uudised, mis räägivad rakettidest, droonidest ja need asjalist. Samuti päritoluriikidest. Ja nii luuaksegi oma filter, sest tema tahab iga päev ärgata ja näha kogu maailmast just neid uudiseid, mis teda huvitavad. Näete, see on funktsioon, mida kellelgi teisel absoluutselt ei ole. Lisaks on veel palju teisi viise, kuidas uudiseid valida. Näiteks, kui need puudutavad NATO-t, ainult mõnda konkreetset riiki või spetsiifilisi teemasid. Mina tahan ainult droonide uudiseid. Hiljem läheme funktsioonidega veelgi detailsemaks, sest võib-olla huvitab sind ainult teatud tüüpi droon. Ainult uudised Reaperitest näiteks või näiteks uudised hävitatud F-14-st. Siis on meie Lanzara leinas. Seda saate sellega teha, loomulikult vajame me kogukonna abi nii tagasisideks kui ka muuks, sest me just käivitasime selle ja kindlasti on seal vigu, probleeme ja muud taolist. Teisi funktsioone, muidugi tehnilisemaid, selgitab teile Antonio. Täpselt nii nagu Mirko ütles. Rakenduse eesmärk on anda kasutajatele teabe lugemiseks ja tõlgendamiseks konteksti. Nii et meie tehnilisest vaatenurgast koondame suure hulga andmeid viisil, mis oleks inimese jaoks võimatu. Kasutame tehisintellekti selleks, et iga info, mida näete, oleks koheselt varustatud nende siltidega. Nii, saate te ühe pilguga näha, kust uudis pärineb, mis tüüpi sisu see on, milline allikas selle avaldab ja kui usaldusväärne see allikas ajalooliselt on olnud. See on meie jaoks väga oluline punkt, sest nagu me teame, elame maailmas, kus valeinfo kahjuks on kõikjal levinud. Seega on uudiseid järjest rohkem ja muutub väga keeruliseks neid liigitada, hinnata ja selles kõiges orienteeruda. Tehisintellekt teeb seda õnneks väga hästi ja seetõttu püüame meie väikeste siltide ja kiirelt silma hakkavate asjade abil neid andmeid esitleda. Me esitame ka selle, milline on toimetuse või geopoliitiline vaatenurk, mis mingil määral võib mõjutada loetavat uudist. Ehk siis, kui ma loen uudist, mida esitab mulle mingil kindlal viisil NATO-sse kuuluv osapool, siis saan ma orienteeruda ja kujundada endale ettekujutuse olukorrast. Kui sama uudist või mõnda teist uudist esitab või kirjutab osapool, kes kuulub Nõukogude blokki, Hiina blokki,
Vene Föderatsioon näiteks, saan ma kujundada endale teistsuguse arvamuse ja veel üks oluline asi on näiteks uudise toon, nagu Mirko eelmine kord meenutas. Meil on üks väike märgis, just see siin, mis on mikroskoopiline. See on peaaegu märkamatu. Aga see on väga oluline, sest see annab teile tegelikult märku, kuidas uudise autor tahtis seda uudist esitada, millise tooniga ta tahtis seda kasutajatele esitada. Nii et klassikaline näide, mida me toome, on see, kui sa loed näiteks kellegi surmast. Positiivses toonis. Sest ilmselt on selle kirjutanud pool, kes on poliitiliselt või geostrateegiliselt seda tüüpi toimijaga vastandlikul seisukohal. Väga huvitav. Allikate klassifitseerimine põhineb sellel, kas uudis on tõene või vale, sest võib-olla on veel 10 000 saiti, mis on selle ümber lükanud. See loob omamoodi allikate edetabeli. Kui mõni ajaleht on süstemaatiliselt avaldanud uudiseid, mis on osutunud valeks, sest need lükatakse hiljem ümber, kui mitte teiste ajalehtede poolt, siis lihtsalt ajalooliste faktide poolt. Toon näite. Ukraina pealetung on juba läbi kukkunud, Euroopa peaks seda tunnistama. See oli 2022 aasta artikkel ja hiljem nähti, et 2022 aasta pealetung läks tegelikult hästi. Tehisintellekt näeb seda artiklit ja peab seda automaatselt ekslikuks. Siis tasapisi töötame paljude teiste siltidega, et proovida seda hallata, aga ka selleks, et luua filtreid. Sest ajakirjanik, sest osintiuurija, kes võib-olla tahab mingitel teemadel silma peal hoida. Aga ütleme nii, et kui keegi lihtsalt tahab omada vähemalt mingit filtritaset selle kohta, mida internetis pakutakse, mida on väga palju, siis see loob sulle kohese filtritaseme. See ei ole kallutatus selles mõttes. See ei ole minu arvamus, Antonio Costi arvamus või midagi sellist. Teaduslik kriteerium, mida kasutatakse, on kõigile ühesugune. Seega ei ole nii, et meie arvates on see sait selline ja meie arvates on teine sait teistsugune. See eemaldab täielikult selle teguri, et mina olen kommenteerija, püüan eemaldada oma eelarvamused, olla võimalikult objektiivne ja otsida võimalikult palju allikaid. Ma ei suuda kunagi teha seda, mida teeb meie tehisintellekt Mater, kes suudab läbi töötada 14 000 allikat. Viimane asi, mille kallal me töötame, see on tohutu projekt ja ressursid on andnud Antonio. Mina panustan oma aega ja kogemusi allikatega alates sellest ajast, kui ma selle asjaga alustasin. Aga see ei ole töö, mida saab üksi teha. Sellepärast töötame ka Osint at Home'i kallal. Osint at Home on klient, mis on väga sarnane sellele, mille Berkeley ülikool avaldas seti jaoks 2000. alguses. See tähendab tarkvara, mille sa laadid oma arvutisse ja mis kasutab 20-30% sinu arvuti võimsusest, olenevalt sinu arvuti võimalustest. Et aidata meil allikaid kataloogida lisaks meie tehisintellektile, muutub see seega kollektiivseks tööks, et meid aidata. Praegu ma veel ei tea, millal me suudame Osint at Home välja anda, aga ma tean, et paljud minu jälgijad on nohikud. Neil on võib-olla isegi ettevõttes servereid, mida nad ei kasuta. Tubli, hajutatud arvutus, kivisein ja nii edasi või inimesed, kellel on see kuulus Muletto, see teine arvuti ja nii edasi. No, kui soovite aidata ja olla osa sellest suurest Osinti rakenduse seiklusest, allikate kategoriseerimine ja nii edasi. Osint at Home saab olema klient, mis aitab meid. Absoluutselt. Kui ma võin väga kiiresti. Näete, me rääkisime enne, must uudis tuleb ja siis ka siin me koos Mirkoga püüdsime kasutada võimalikult lihtsat ja arusaadavat liidest. Kuna meil on palju infot, mida esitada, peame seda tegema väga lihtsalt ja arusaadavalt. Niisiis, kust uudis tuleb? Lihtsalt öeldes on see lipukesed, mis meile väga meeldivad ja mida teile näidatakse. Aga uudise tegelik algallikas ei ole Hansa kordusuudis ega väike Itaalia artikkel, mis on varastatud või tõlgitud Washington Posti artiklist. Sina näed ainult originaali, sest tehisintellekt näeb muidugi, kes selle esimesena avaldas. Tekst on sama, pole mõtet sulle 10 ühesugust pakkuda. Täpselt. Me lähme sinna, kus ütleme nii, et allikas info sünnib, seega esitame loomulikult infoartiklid algallikatest ja oleme lisanud lipukese, mis aitab meil allika päritolu ära tunda.
mis tüüpi sisu see on. Nagu ma enne ütlesin, siin on mõned sildid, meil on teatud tüüpi klassifikatsioon, ütleme nii üldine ja ka natuke spetsiifilisem, sõjaline, nagu Mirko enne ütles. Kui näiteks artikkel räägib droonidest, siis näete droonisilte. Kui räägitakse maismaa tegevusest, on olemas land ja nii edasi. Milline allikas? Avalik allikas on oluline, sest nagu näete, lipu kõrval on ka teine, see tähendab originaalallika silt. Ja siis õnnestus meil ka see välja anda, mis oli funktsioon, mille olime ette näinud hivisemaks. Aga ütleme nii, et see on juba ringluses. See on tõend selle kohta, kuidas tehisintellekt koostab edetabelit allikate põhjal. Nagu Mirko ütles, on olemas keeruline kriteerium, millest räägime võib-olla hiljem, sest selle seletamiseks kuluks umbes 2 tundi. Selle jaoks kasutatakse aga mitmeid tehisintellekte. See tähendab, et meil ei ole ühte tehisintellekti, mis seda teeks. Siil on väga paljude erinevate tehisintellektide orkestreerimine, nii avatud kui ka suletud, meie enda spetsialiseeritud lahendused. Me ristame tehisintellektide poolt saadud andmed kvalifitseeritud avalike allikatega, mis koostavad meediaväljaannete edetabeleid. Me teeme seda tohutut tööd ja siis püüame seda esitada. Kogu selle töö oleme kokku võtnud sellesse kaardilehte. Näiteks mina võtsin ühe täiesti juhusliku ja näete, et siin oleme hakanud esitama ka allika üksikasju, mis puudutavad teabeallika detaile. Ja nagu näete, süsteemid hakkavad tuvastama näiteks propagandat. Meil on olemas väga keeruline algoritm, mis hakkab tuvastama propagandategureid ja esitab need meile. Nii. Kui näete seda kollasena, tähendab see, et tegemist on propagandaga. See on ka üsna oluline, sest näiteks võib olla allikas, mis sisaldab propagandat. 5, aga te näete seda rohelisena, 500, 100. Siis muutub see kollaseks ja punaseks ja nii edasi. Ja siis, nagu ma teile ütlesin, toimetuse vaatenurga osa, mis võib mõjutada jutustust, oli just nimelt päritoluriik. Riigid võivad olla mittejoondunud, kuuluda NATO blokki või hoopis Hiina-Venemaa blokki. Ja siis on veel toon, millest ma just rääkisin, nii et teil on ka siin kohe silmaga näha sündmuse toon. Kui ma tohin kiiresti lisada, siis meil on mitmeid... Siis pole rohkem aeda. See ongi nii, sest meil on tõesti väga palju vabandust. Sest tegelikult on rakenduses väga palju asju sees, kui see on selgelt plaanitud. Need on tehnilised asjad. Laadige see alla. Muide mulle öeldi, et keegi vaatab meid Horvaatiast ja tal on probleeme selle alla laadimisega. Nii et ma ei tea, vaata, kas mõnes riigis on mingi blokeering. Viimane asi. Ja, siis alustame selle asjaga, mille sa mulle saatsid, Daniele. Kui soovite aidata ja olete võib-olla nende asjade ekspert, tehnika ja muu sellise osas, siis minge Osinti veebisaidile ja seal leiate vormi, kus saate otse kirjutada ja end pakkuda. Ja siis võtate ühendust Antonioga ja nad hindavad, nad vaatavad üle. Praegu on see tasuta, meil ei ole monetiseerimist, see on avatud beta-faasis ja nii edasi. Siis loomulikult selleks palume inimeste abi ka arvutamisel, sest kui keegi tuleb ja tahab pea uurimist Wagneri kohta ning esitab meie tehisintellektile ja serveritele päringuid. Kõikidel kordadel, kui Wagnerit on mainitud. 5 aasta jooksul. Ja sina tuled minu ressursse kasutama põhimõtteliselt. Maksan mina selle eest. See on sinu uurimistöö. Üks asi on igapäevane kasutus, kus tahad kontrollida paari asja. Hoopis teine asi on, kui tahad teha tõsiseid uurimusi. Osintist võib-olla lõputöö jaoks erasõjafirmade ehk PMC-de kohta. Seega me ei saa kulutada 200 €, et lasta sul teha uurimistööd 10 000 allika põhjal ühel teemal. Kristjana App, mille ma just alla laadisin, samal ajal kui laadisin alla ühte uudist, küsin sama, kas te nägite seda Painskit? Jah, võib-olla ei teata, ma rääksin mõne kontaktiga, et kui keegi ei tea, kes oli Paineski, siis ta oli itaallane, kes võitles Ukrainas. Kinnitatud allikaid veel ei ole. Ta kippus, ütleme nii, aeg-ajalt mõneks ajaks kaduma. Ma rääkisin just enne otseülekannet mõne kontaktiga ja ka neil ei ole absoluutselt kindlust, nii et ma ootaksin ja vaataksin. Väga tõenäoliselt küll, umbes 90%. Aga väga tõenäoliselt. On väike võimalus, et see võib olla vahetus või midagi sellist. Vähemalt mina ei leidnud seda 100% kindlusega, nii et väga tõenäoliselt jah.
Seega aitäh sulle, Antonia. Järgige linke, leiate need ka vestlusest, kirjeldusest ja esile tõstetud kommentaarist. Ja siis anname üksteisele teada, eriti kui ilmub House of Sint at Home, sest see aitab meid kindlasti palju. Tuleb ka edetabelisüsteem, nii et võib-olla saadame raamatuid neile, kes meid kõige rohkem aitasid. Midagi me välja mõtleme. Korraldame end ära. Nii et aitäh, Antonia, aitäh teile. Aitäh Hensinite, varsti näeme. Nii, Daniele, see on oluline punkt, mille sa välja tõid, nimelt see paljude hinnatud inimeste eemaldamine, mis toimub Ameerikas. Tähendab, et Ameerika koos Trumpiga jääb natuke tühjemaks, sest tema on selline, kui sa ei ole minuga nõus või ütled midagi, mis mulle ei meeldi, siis sind eemaldatakse. See on juhtunud nii sõjaväes kui ka diplomaatide seas. Ja see kindlasti teeb pikas perspektiivis kahju. Sest diplomaatidel, kes tunnevad teatud olukordi hästi ja on seal aastaid olnud ikkagi oma väärtus. See tühjendab sisuliselt juba järgmise presidendi võimalused. Me teame, et ta peab kõik need kahjud heastama, mis tehakse. Mina näiteks tegin nalja ja ütlesin, tulevikku on raske ennustada, aga ühte asja suudan ma ennustada. Järgmine Ameerika Ühendriikide president veedab oma 4 aastat poolest maailmast vabandust paludes. See on huvitav analüüs USA diplomaatia kokkuvarisemisest Trumpi presidendi ajal. Ma ei usu, et see on ainult isiklik teema, vaid ka sallimatuse ilming kõigi suhtes, kes ei nõustu võib-olla Trumpi joonega. Soovitan teil lugeda, kui teil aega on. Sest see on uurimus umbes 2 lehekülge, praegu postitame selle Jerusalem Posti veebisaidile. Aga kui te hoolikalt loete, siis uurimuse tegi Reuters. Seega on Reuters üks tähtsamaid agentuure, kui mitte kõige tähtsam agentuur maailmas koos Associated Pressiga. Ja nad küsitlesid umbes 55 060 Ameerika diplomaati, aga ka teiste riikide omi, praktiliselt kõiki, anonüümselt. Andmed on muret tekitavad. Soovitan teil tõsiselt ja rahulikult see läbi lugeda, sest juba mõned nädalad tagasi, võib-olla keegi mäletab, ma olin teile maininud ühte fakti Pekingi endiselt Ameerika suursaadikult. Minu endine ülikooli kaaslane Nick Burns, kes oli Ameerika suursaadik NATO juures, oli 3. inimene, kui Hillary Clinton oli välisminister. Ta ütles midagi uskumatut. Ja ta ütles, et nende Ameerika diplomaatide seas, kes uue Trumpi administratsiooniga välja visati, olid ainsad 2 Ameerika diplomaati, kes oskasid farsi keelt, ehk siis Iraanis räägitavat keelt. Selles uurimises räägivad teised Ameerika diplomaadid anonüümselt, et kui nad üritasid 2 New Yorgi kinnisvara arendajale, Witkoffile ja Kushnerile asja selgitada, mida tähendavad terminid, mida kasutati tuumaläbirääkimistel iraanlastele. Witkoff ja Kushner ei saanud isegi aru, millest eksperdid nendega rääkida üritasid. Selle uurimise kohaselt on president öelnud, et farsi keel Ameerika saatkondades üle maailma 195 ilma ühegi Ameerika suursaadikuta Pärsia lahes. Eriti, kui ma ei eksi, 5-7 on ilma suursaadikuteta. Mirko poolt varem mainitud fakt on veelgi jammatavam. Peaaegu kõik uued suursaadikud, need lähesed uued suursaadikud, on poliitiliselt ametisse nimetatud, kuid mõnel juhul väga silmapaistvad. Näiteks Kushneri isa, endine vang, kes sattus vanglasse ja kellele Trump vaataga andis presidendi armu. Täna on ta Ameerika Ühendriikide suursaadik Pariisis, Lex Moros. Lex ütleb, et üks Trumpi poedadest on Ameerika suursaadik Ateenas. Kui te vaatate Kreeka ajakirjandust, siis nad naeravad. Kreeka sotsiaalmeedias naerdi selle üle, sest võite ette kujutada kedagi, kes liikus Mar-a-Lago ja Trumpi torni vahel.
mida ta saab siis selles riigis esindada? Valdav enamus vähestest nimetatud suursaadikutest on inimesed, kes annetasid Trumpi kampaaniale raha. Siis on sul üks juhtum, millest itaallasena arvan, et varem või hiljem hakkavad Itaalia meediad, kes seda teemat praegu üldse tõsiselt ei käsitle, rääkima. Tahaksin märkida, et Itaalia puhul on olukord selline, et selle asemel, et Itaalial poleks ainsatki suursaadikut, on hoopis 2 suursaadikut. See tähendab, et tal on poliitiliselt ametisse nimetatud suursaadik, kes on Ameerika Ühendriikide suursaadik Roomas. Pertital on siis veel see teine tegelane, see uskumatu, uskuge mind. Sampoli, kes liigub ringi nimetades end ise Trumpi väga heaks sõbraks ja suursaadikuks, kohtudes parema ja vasaktsentri poliitikutega, käib pidevalt Roomas ringi ja ütleb, mina räägin Trumpiga ja nii edasi. Nüüd kulutage ette meie välisministeeriumi olukorda, kui nad peavad aru saama, milline on Valge Maja poliitiline suund. Ja just seda mõtet selgitataksegi uurimuses, mida te praegu vaatate. Vabandust, et ma tsiteerin. Paljud diplomaadid, nii saame aru, mida nad mõtlevad, kui Trump lagedale tuli jutuga tervest tsivilisatsioonist. Loomulikult hakkasid inimesed eriti Euroopa ja Aasia diplomaatilistes ringkondades kohe ütlema ettevaatust. Sest kui Venemaa kasutab võimalust ja hakkab tegema sarnaseid ähvardusi, siis siin läheb asi käest ära. Ka sellepärast, et ei olnud teada, mida mõeldi tuumarelva kasutamise all. Seega Euroopa valitsused otsisid kohe kinnitust traditsioonilise kanali kaudu. See tähendab Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi kaudu. Aga diplomaadi sõnul andsid ametnikud häiriva vastuse. Nad ei teadnud, mida Trump mõtles. See tähendab, et tema ei koordineeri ette, ta lihtsalt ütleb midagi välja ja keegi ei tea midagi. Kui te lähete vaatama neid avaldusi, Rubio Vance, Exet. Me ei räägi Exetist. Kui mõni ajakirjanik suudab talle küsimuse esitada, on vastused sellised, mida võiks anda 9. klassi poiss, kui ta ei tea, mida õpetajale öelda. Ja nad ütlevad sulle, et Ameerika Ühendriikide president võib Iraaniga lepingu sõlmida või mitte. Ameerika Ühendriikide president läheb Pekingisse, et proovida kokkulepet saavutada. Aga kui ta kokkulepet ei leia, eks ta siis ise näe. Nii et Trumpi esimesel presidendi ajal oli see suur erinevus võrreldes esimese korraga. See on beltronism, mis on jõudnud üle ookeani, aga samuti. Itaalia kohta ja sa ütled siis. Esimese Trumpi presidendi ajal olid 3 tähtsaimat riikliku julgeoleku nõukogu liiget, suursaadik Bolton, Fiona Hill ja Kurt Volker. Neist 2-3 Bolton. Ma ei ole kunagi otseselt kokku puutunud, kuid Kurt Volker oli minu direktor. Washingtoni Johns Hopkinsi ülikoolis on Fiona Hill üks maailma suurimaid eksperte. Muide, tema hääletab demokraatide poolt, Kurt Volker. On möödukas vabariiklane, nagu ka vabariiklane Bolton. Mis toimub? Mingil moel oli Trumpi esimesel presidendi ajal Valges Majas palju ametnikke, kes suutsid talle öelda, president, mõelge 2 korda, vaadake, on ka teine võimalus ja nii edasi. Menutades seda iseloomu, mida sa kirjeldasid Mirko Trumpi puhul, kes pigem laseb endale jalga, kui tunnistab, et sul on õigus. Teisel presidendi ajal võttis ta endale kaasa ainult jah-mehi ja jah-naisi. Muide, ma juhin tähelepanu, et ta on lahti saanud 4 inimesest peaaegu kõik naised. Ta vabastab ametist peaaegu ainult naisi. Huvitav. Ameerika meedias on sellele tähelepanu juhitud ja see jätkub endiselt. Need 2 kinnisvaraarendajat on kadunud. Ma juhin ka sellele tähelepanu, et Itaalia meedias ei ole minu arvates seda asja veel selgitatud, need 2 kinnisvaraarendajat. Kes saadeti Venemaale rahu otsima, siis Pärsia lahe piirkonda ja nii edasi, viimastel nädalatel on nad kadunud. Mängu on tulnud pakistanlased. Tegelikult sa nägid, et homme hommikul läheb Pakistani välisminister Washingtoni. Ehk siis on mängu tulnud ka riigid. Ma toon teile ühe näite. Mul on väga hea sõber, kes töötab Londonis, ütleme nii.
Ja kui ma talle ütlesin, kuidas Trumpi administratsioon saadikuid nimetab, näiteks Indiasse, siis ta ütles mulle, meie inglased, kui me saadame kellegi New Delhisse suursaadikuks, peab ta vähemalt oskama hindi keelt, peab teadma indo keelt, selle riigi keelt. See tähendab, et siin on see nagu mäng lihtsalt niisama asi ja probleem ongi selles, et sul on juba president, kes on ettearvamatu. Varem ütles ta üht, ühel päeval ütleb sulle üht, teisel päeval teist. Kuidas sa siis hakkama saad? Aga sama Trump ütleb sulle, olgu, teeme vaherahu. Aga kas sa oled kindel, et ta ülehomme sellest kinni peab? Esiteks, ta on lahti lasknud spetsialistid, sest ta on umbes 3000 inimest välisministeeriumist vallandanud. Inimesed, kes on maailmas ringi reisinud, kes oskavad keeli, kellel on kontaktid ja kes tunnevad maailma olukorda. On selge, et sa sattusid olukorda, kus isegi kui nad tahaksid, ei suudaks välisministeerium, CIA, FBI ja teised presidendile abi pakkuda. Seega selle, mida me nimetame süvariigiks hävitamine, tekitab Trumpile kahju. Esiteks. Sest ma tean, et Paolo selg ei ole kõige paremas seisus, nii et... Kõik on korras, Paolo. Imagine. Jah, ei, ma tahtsingi teile öelda, et need arutelud on tõesti väga huvitavad, aga mul hakkab aku peaaegu tühjaks saama, nii et ma pean teiega siin hüvasti jätma. Ütle meile oma arvamus. Ütle meile oma arvamus selle küsimuse kohta. Mitte ainult Trumpi ja muu sellise vaatenurgast, vaid ka tehnilisest küljest. See tähendab, et nad saadavad koju palju diplomaate. Diplomatia on omaette korpus nagu sõjaväekorpus, see on rahva oluline osa, see ei ole asi, mida tehakse nalja pärast. On olemas diplomaatilised koolid, prantslastel on oma diplomaate, inglastel on oma diplomaati. Neil on traditsioon, aga traditsioon ei ole kikilips ega teenete märgid ega sellised asjad nagu laua teenindamine. See on kontaktide võrgustik, mis ulatub tagasi mõned isegi 2, 3, 400 aasta taha ja neid on isegi säilitatud ja arendatud. Mitte sellepärast, et alternatiivdiplomaatiale on sõda, sest ükski riik ei loobu oma diplomaatiast, sest siis jääb tal ainult sõjavahend, mis on väga kulukas ja eelkõige ebakindel. On väga üllatav, et maailma esimene suurriik või see, keda peetakse endiselt maailma esimeseks suurriigiks, loobub diplomaatia armeest, sest ma ei tea, kas itaalia keeles on sellist sõna, aga lihtsalt käpardlikkuse pärast, see tähendab, et nad käituvad lihtsalt käpardlikult. Inimesed, kellel pole aimugi, mida nad teevad ja kannatavad nende tegude tagajärgede all. See on üsna levinud viirus, see on juhtunud mitmes riigis. Mitte viimasena, aga meie omas. Ja need kahjud ei ole parandamatud. Veelgi enam, sest ülejäänud maailm ei näe seda kui ajutist olukorda, vaid kui teed, mille Ameerika Ühendriigid on valinud. Ja sa tsiteerisid õigesti seda kõnet. Järgmine president veedab järgmised 4 aastat maailmat vabandust paludes, aga selle lause lõpetus on see, et tuleb näha, kas maailm neid vabandusi ka vastu võtab. Kui kas nende 4 aasta jooksul pole maailm leidnud endale kindlamat, usaldusväärsemat ja rahustavamat partnerit, võib-olla mitte väärtuste poolest sarnasemat, eeldades, et väärtustel on selles maailmas üldse mingit tähendust ja väärtust. Ja vaadake, milline on näiteks tavainimese reaktsioon. Täna tajub tavaline inimene Hiinat kui stabiilsuse allikat. Venemaa tajutakse kui midagi, milles ta on natuke karm, aga saab aru, mis ta mõttes on ja naerab selle üle, mida Trump teeb. Võtke nüüd, mulle tundub, et see on Ameerika Ühendriikide 49. president, ma arvan, et see oli 49. Siis kujutage ette, võtke kõik Ameerika Ühendriikide presidentide portreed, alates George Washingtonist. Nüüd seostub iga selle näoga avalik irvitus. See tähendab, et pole kedagi, kes neid vaadates oleks tahtnud naerda. Ilma, et tooks välja Abraham Lincolni või esimest ega teist Roosevelti või selliseid tegelasi. Aga ka teised presidendid ei olnud inimesed, keda ei võetud tõsiselt. See ongi see kahju, mille ta tegi, see on tõsine, sest miks loobuda või vähendada diplomaatia tähtsust selles mõttes. Sa võid otsustada seda mitte rakendada, sa võid otsustada selle ootele panna, lasta sellel samm tagasi astuda, eks.
See oli Napoleoni poliitika. Napoleon saatis oma armeed edasi ja hoidis elus oma diplomaatia. Aga ta pani selle teisejärguliseks, kui peaaegu sel hetkel saatis ta edasi ka oma saadikud. Sa võid otsustada seda teha, aga sa ei saa otsustada seda laiali saata. Sest kui sa selle laiali saadad, oled sa võtnud oma riigilt ühe ressursi, strateegilise ressursi. Ja see kehtib Ameerika kohta, aga see kehtib ka keskmise suurusega või väikeste riikide kohta nagu meie oma, mis võivad selles segases maailmas omada väga olulist rolli. Just sellepärast, et nad ei ohusta kedagi ja võivad olla terve mõistuse kandjad. Eeldusel, et meie diplomaatiline kanal püsib elus ja aktiivne. Ja kui vaadata, kes on neid viimasel ajal esindanud, siis tekib mul mõningaid kahtlusi. Ütleme nii, et mul tekib mõni kahtlus, mille jätan endale. Mul on kahju, et pean teiega hüvasti jätma, sest teid on alati meeldiv kuulata ja ma kuulan teid hea meelega. Daniele kuulaks seda homme ja sina, Mirko, samuti, siis vaatame salvestist. Tänan kõiki, kellel oli kannatust mind siiani kuulata. Aitäh sulle, Paolo, et oled siin meiega hoolimata seljavalust. See eneseohverdus ja austus. See on alati rõõm. Aitäh, Paolo. Tšau. Daniele, viimane sulle, siis ma jätan sulle. See järeldus käib ka chatis läbi. Aga kogu selle juures Hexet ja kõik teised tegelased, kus peale tema väljaütlemiste ja nii edasi, eriti Vance, ei ütle midagi. Tänu kõigile, tänu lubadustele neid sõtta mitte kaasa tõmmata. Kas see sõda ei pidanud kestma 6 nädalat? Kas need tegelased on aru saanud, et Trumpi võetud suund põletab ka neid ja seetõttu püüavad nad mingil määral ka end kõrvale tõmmata? Võtta natuke distantsi, olla veidi vähem nähtavad, sest Vance oli üks neist, kes tahtis eriti kohal olla, kui seal oli Zelenski, ta oli igal pool nagu Petersel ja äkki on ta nagu Homar, taldrikul teda enam ei leia. Mitte ainult, aga kui te vaatate, siis pärast seda, kui Püha Isa tegi hiljuti entsüklika tehisintellekti kohta, Vance, kes oli teda solvanud, isegi veidi ähvardanud ja nii edasi, kiitis teda hiljem. See tähendab Vance, kes on alles mõni aasta tagasi katoliiklusse pöördunud ja kes nende arvates juhtis katoliiklaste osa. Veelgi ägedamalt ründasid nad seda paasti, kellel on Ameerika Ühendriikide pass. Seega üks väga vähestest tegelastest sellel tasemel. Nad olid tema valinud, tänu neile oli ta sellele ametikohale valitud. Täpselt nii, mingil moel suutis ta olla vastukaaluks Trumpi presidendi aja narratiivile. Seal on midagi peidus, ka see aspekt, tunnistan seda. Midagi toimub. On nagu suurem osa ministritest, nimetagem neid nii, oleksid muutunud tummaks. Viimastel päevadel, nagu me ütlesime. Kõigepealt kadusid 2 New Yorgi kinnisvara arendajat. Trumpi valitsusest eemaldati 4 liiget. Ohus on FBI direktor, kellel, kui te Ameerika taskuhäälinguid kuulate, puudub ainult veinipudel. Ja siis tuli välja The Atlanticu uurimus. Kui te mäletate, siis ta vihastas selle peale väga. Seal öeldi, et ta oli nii purjus, et mingil hetkel pidid nad saatma kohale eriüksuse. Nad ütlesid, et kui nüüd juhtub midagi tõeliselt tähtsat, siis kas me peame maha murdma selle ukse, mille taha ta end lukustas. Või siis FBI juht ehk ühe maailma tähtsaima luureagentuuri juht, kes võitle kuritegevusega, pole kohal. Hexet on nali. Hexet on üks. Kas te mäletate teda? Me rääkisime sellest eelmisel aastal, kui ta läks vaidlema nende 1200 või kui palju neid oli Ameerika kindralitega, kes olid kogu maailmas kokku kutsutud Quanticosse, Virginiasse. Et talle öelda, sina oled paks, sul on pikk kabe, sina peaksid natuke paremini riietuma. Nii et probleem on selles siin, Mirko, just see. Ajalooraamatud, neile, kes kindlasti armastavad ajalooraamatuid, on täis olukordi nagu see, mida me praegu kirjeldame. Kui sul on üks mees juhtimas ja praegu Washingtonis on sul üks
üks mees juhtimas, kes oma iseloomu tõttu ei oma intellektuaalset tagasihoidlikkust, et kuulata kellegi teise arvamust. Keegi teine võid sinuga nõustuda, aga mõnikord võid ta sulle öelda, et vaata, on olemas ka alternatiiv. Sa mainisid enne rünnakut Iraani vastu. New York Timesi uurimus, mis ilmus 6 aega tagasi, ütleb meile, et kogu niinimetatud Ameerika süvariik Valges majas oli öeldud presidendile, et olge ettevaatlik, sest esimene asi, mida iraanlased teevad, on Hormuzi sulgemine. Selle peale polekski palju vaja mõelda. See oli Netanyahu, kes jäi kindlaks. Netanyahu ja Mossadi juht, kes survestasid Trumpi, et režiim kukub. Mitte ainult režiim ei kukkunud, vaid nad ei suutnud teha järgmist sammu. See tähendab neutraliseerida seda, mis Trumpi arvates oli oluline. Kes muide eelmisel aastal ütles, et ta oli kõik hävitanud, sest meie teda pidevalt jälitades unustame ära, mida ta eelmisel päeval ütles. Tema eelmisel aastal lõpetas pärast rünnakut Grantiga öeldes, et nad olid kõik hävitanud. Siis see Ameerika luurejuht, kelle tema hiljuti vallandas, kui Kabar tagasi astus, sest abikaasa tervis pole hea ja nii edasi. Tegelikult sattus ta temaga kohe vastuollu, kui julges öelda, olge ettevaatlikud, Ameerika luureagentuurid ütlevad meile midagi muud kui sina. Varasemaid juhtumeid ma ei mäleta. Mäleta 24 juunit 2010, aga ka meie osindis või veel hullem osindi tegijatena, ütleme. Oli mõeldamatu, et ameeriklased suudaksid hinnata kahju millegi puhul, mida sul tegelikult pole võimalik kontrollida. See on oluline punkt, kui sa räägid läbirääkimistest ja kompromissist, siis tegelikult tehakse oletusi. Näiteks, et sa võtad need kuulsad 440 kilogrammi ülirikastatud uraani ja annad need venelastele, annad need hiinlastele, annad need kellelegi teisele, mida iraanlased ei tee kunagi. Sest kui iraanlased annavad selle isegi sõbralikule riigile, siis kui nad kunagi tulevikus tõesti tahaksid toota aatomipommi, ei saaks nad seda enam teha. Esiteks, sest kui nad küsiksid uraani tagasi, saaksid nad kohe plaanist aru. Aga siis on veel üks probleem. Kas see uraan on olemas, ei ole olemas, kus see on? Ja kas sul on ka üks lugu, Mirko? Meie räägime alati Trumpist, aga tegelikult algas see vähemalt Obama aegadest. Ameerika Ühendriigid on juba 20 aastat teinud kompromisse diktaatorlike režiimidega nagu Iraan. Nad tegid seda ka Gaddafiga, öeldes talle, anna meile oma keemiarelvad ja me laseme sul jätkata Liibüa rahva tagakiusamist. Keda huvitab, et seal pole demokraatiat? Peaasi, et nad annavad sulle. Keemiarelmad üle, tapad nad ära ja keegi ütleb, kuule, aga mina olen näinud, kuidas teise diktaatoriga juhtus sama asi. Miks ma peaksin minema sama tee? Aga kes siis usaldab? Noh, sa ei suuda kompromissi teha, see ongi tõeline probleem. Trump rikkus Obama kompromissi oma ülbuse tõttu. Ja siis ta ütles, ma näitan teile, näitan ise, ilma et ma vaataksin seda kaarti, mida sa enne näitasid. Kui Gibraltaril on Hispaania ja Maroko. Kas Hispaania ja Maroko sulgelad? Geograafia ei ole arvamus, see on asi, mis on seal olnud sellest ajast, kui maailm eksisteerib. Kas sa leiad kompromissi, kui sa ei pääse sellest välja? Aga sul peab olema intellektuaalne tagasihoidlikkus. Tunnistada kõigepealt, et sa rääkisid valimiskampaanias rumalusi. Vähemalt teatud teemadel, nagu see, mitte kõiges. Näiteks ebaseadusliku immigratsiooni teemal, mõnel teisel teemal, minu arvates oli Trumpil õigus, see tähendab, woke liikumine oli kontrolli alt väljas, objektiivselt kontrolli alt väljas. Ärme räägi sellest, kui nad hakkasid Christopher Columbuse kujusid maha võtma, aga üldiselt siin need asjad siin, nii, küsimused, need on minu tähelepanekud. Lõpetame nii siis, tõmbame otsad kokku. Minu arvates need 2 päeva ja nii edasi ei vii mitte kuhugi. Üks võtmetegur Trumpi antud kinnitustes Netanyahule on see, et uraani teema pärast võib rahulik olla.
meie jääme täiesti vankumatuks, me tahame üleandmist. See on täpselt see möödapääsmatu küsimus, millest iraanlased ei taha üldse kuulda. Nii et minu arvates olenemata kõigest võib olla 30 punkti, aga need 2 ajavad asja alati luhta. Nemad ei taha loobuda oma tuumaprogrammist ja teiselt poolt tahetakse kindlasti loobumist tuumast. Kõik muu on minu arvates rohkem arutatav, paremini hallatav ja nii edasi. Ja nii edasi, sest see sõda Iisraeli jaoks käis just selle üle, et takistada Iraanil tuumarelva saamist. Ei rohkem ega vähem. Kõik muu, jah, tore, nad on nende võimekust vähendanud. Raketivõimekust, tootmist, mereväge, kuigi neil polnud sellest kasu, sest piisab väikestest paatidest, et Hormuzi väina ähvardada. See on nii kitsas, et saab rahulikult rannikult tulistada. Ma arvan, et nende 2 punkti osas, mis ongi selle loo tõeliselt olulised punktid, ei saavutata kunagi kokkulepet. Ausalt öeldes, kuna Trump on üks neist, kes mõtleb, kas ma saan kõik ja võidan kõiges, või siis ei huvita see mind. Ma arvan, et nad kaotavad paar nädalat läbirääkimiste edasilükkamisega ja siis tuleb paratamatult teine ring Ameerika rünnakuid. Mis ei muuda absoluutselt midagi, toob lihtsalt taas samasuguse olukorra. Ja seal tulebki mängu see, millest rääkisime koos Alfara Farrasiga. Kriis, mis Trumpi sõnul pidi kestma 6 nädalat ja mille nad olid juba võitnud, muutub nüüd süsteemseks kriisiks. Sest lihtsalt see lugu võib kesta lõputult. Ma sellisel viisil ei kujuta ma teda ette tunnistamas kaotust või seda, et ta ei saavuta tegelikku eesmärki. Tegelik eesmärk võis olla ka režiimi vahetus. Hull oleks seda mõelda, aga peamine jutt käib uraani rikastamisest. Seega tänan ma väga Danielet ja veelgi rohkem tänan ma Paolot, sest tal on selg valus. Nii et siia tulles ei saa ta saates eriti kaua istuda. Nii et ta teeb seda ainult eneseohverduse vaimus, mitte ainult minu pärast, vaid ka vaatajate pärast. Et teid kursis hoida ja tänan väga Antoniot, tuletan teile meelde, et rakendus on kirjelduses, laadige see alla, saatke meile tagasisidet, e-kirju, minge veebilehele ja leiate ka vormid, kuhu saate saata võimalikke vigu või oma osalemise või abipakkumisi. Püüame teid kõige sellega kursis hoida, nii aitate ka mind, sest tihti kirjutavad inimesed mulle ka kommentaarides, aga kas see uudis on tõsi? Minge rakendusse, jah. See annab teile filtri taseme, mida lihtsalt vaadates ei saa. Enamik Itaalia väljaandeid võtab sageli sama uudise üle, kuid ei kontrolli seda. Ka sellepärast, et keda huvitab uudise kontrollimine. Kui see on uudis, mis tekitab kära, siis avaldad selle ka ise. Püüad laineharjal sõita, mis on ajakirjandustöö vastand. Sa peaksid kontrollima, kas see asi on tõsi, milleks ma sind jälgin. Mis on sinu töö? Kas teiste juttu ümber jutustada? See ei olnud ajakirjanike töö. Aitäh kõigile ja head ööd. Näeme pühapäeval, anname Ukrainast teada või halvimal juhul esmaspäeval.